Kuidas lisada uut põldu? Vajutan nuppu Lisa taotlusele põlde. Joonista põld. Otsin põllumassiivi. Eemaldan viirutatud otsingukihi. Avan kaardikihtide paneeli. Esimeses plokis on kaardikihid, mida saab põllupiiri moodustamiseks aluseks võtta. Valin kaardilt põllumassiivi. Infopaneelil on näha valitud objekti info. Vajutan muuda. Ongi moodustatud põllupiir vastavalt põllumassiivi piirile. Kui ma piiri rohkem muuta ei taha, siis vajutan kinnita. Täidan põllu andmed. Salvestan ja sulgen kaardi. Põldude loetelus on näha, et põld on lisatud taotlusele. Kuidas kasutada tööriista joonista auk? Lähen olemasoleva põlluga kaardile. Põllupiir on muutmiseks valmis. Tööriista joonista auk saab kasutada põllu sisse augu joonistamiseks või põllu välispiiri muutmiseks. Valin joonista auk. Lisan hiirega klikkides augu nurgapunkte ja lõpetan joone topeltklikiga. Põllu sees on auk, kuhu klikates saan lisada väiksema põllu suurema põllu sisse. Valin uuesti joonista auk, et teha põllu välispiiri väiksemaks. Lisan hiirega klikkides augu nurgapunkte. Põllust väljapoole auku joonistades teen joone laiemalt ümber põllupiiri. Põllu äärde tekkinud vabale kohale klikates saan lisada uue põllu. Salvestan põllud. Kuidas liita põlde ja muuta põllupiir vastavalt põllumassiivi piirile? Põllumassiivil on 2 põldu, kaer ja heintaimed. Lähen kaardile.
Sel aastal tuleb põllumassiivi piires üks põld oder. Kõigepealt eemaldan muutmisrežiimis oleva põllupiiri. Valin kaardil põllule klikates põllu kaardikihilt kliendi põllud. Infopaneelile ilmus nupp kustuta. Selle nupuga saab kustutada olemasolevat salvestatud põldu. Vajutan kustuta. Küsitakse kinnitust, kas olen kindel, et soovin salvestatud põllu kustutada. Vajutan jah. Põld on kustutatud. Seejärel valin alles jäänud põllu. Vajutan muuda. Ja vajutan põllu inforeal olevat nuppu suurenda alusala piirini. Põllupiir ongi suurendatud kogu põllumassiivi ulatusse. Vajutan nuppu kinnita. Muudan maakasutuse. Salvestan põllu. Sulgen kaardi. Põldude loetelus on näha, et kogu põllumassiivi piires on üks põld. Kuidas muuta põllupiir vastavaks rohumaa vanuse kihiga? Põllu juures on näha veateade, et põllu maakasutuseks on märgitud püsirohumaa, aga rohumaa vanus ei ole piisav. Lähen kaardile. Kaardil on näha, põld on joonistatud erinevatele rohumaa vanustele. 1 aasta ja püsirohumaa. Vajutan nuppu jaga ja valin põllu jagamiseks kihi rohumaa vanus. Valin kõik rohumaa vanuse objektid ja vajutan lõpeta. Põld on jagatud vastavalt erinevatele rohumaa vanustele. Salvestan põllud. Sulgen kaardi. Tabelis on näha, et veateadet põllu juures enam ei ole ja põllud on joonistatud vastavalt rohumaa vanusele. Põllu ühendamine. Põldu saab ühendada erinevate kaardikihtide objektidega või ise joonistatud alaga. Vajutan nuppu laadi enda andmed. Vajutan ühenda.
Infopaneelil on näha kaardikihid, millega on võimalik seda põldu ühendada. Valin kihi. Valin imporditud objekti. Vajutan lõpeta. Imporditud objekt on ühendatud põllupiiri külge. Vajutan ühenda. Ja vajutan joonista ala. Ja joonistan ise ala, mille soovin põllule liita. Vajutan lõpeta. Joonistatud alad on põllu külge liidetud. Põllu jagamine. Põldu on võimalik jagada erinevate kaardikihtide objektidega või ise joonistatud joone või alaga. Vajutan jaga. Infopaneelil on näha kaardikihid, mille objektidega on võimalik põldu jagada. Valin kaardikihi. Näidatakse kõik katastriüksused, millega on võimalik põldu jagada. Valin kaardile klikates katastriüksuse, millega põllu jagan. Vajutan lõpeta. Põld ongi jagatud vastavalt katastriüksuse piirile. Vajutan jaga. Ja joonistan ise joone, millega soovin põldu jagada. Vajutan lõpeta. Põld on jagatud vastavalt joonistatud joonele. Peale jagamise lõpetamist võib juhtuda, et kaardile jõudes kuvatakse teade, et objektis esineb geomeetria vigu. Sellisel juhul tuleb üle vaadata põllupiirid. Võib olla, et põllupiirile on jäänud nii-öelda saba. Vea parandamiseks tuleb kustutada nurgapunkte.